Tere, kaunis kuulaja! Sa kuulad Žanda kanaldust. Mis imeloom on ärivaist. Kui ma saaksin kirjeldada vaistu, siis nimetan ma ta intuitsiooniks. Just ta, mitte selle, vaid kellegi. Kuulamas vaimsesse maailma on vaist keegi, kes mäletab tuleviku suunda, just seda kõige õigemat versiooni. Ta näeb suurt pilti ja oskab nüüd siin ja praegu seadistada sammu õige kraadi alla. Ta on mäletaja. Ta on tunnetusel põhinev mäletaja. Tunne kuulub elavate hulka. Kehastuses küll, aga kui oleme tunded lukku keeranud, siis mängime zombisid ja surnute maailma. Oleme kauged elukvaliteedist, rüseleme kannatuses mäletamata kannatlikkuse väärtust. Oleme elu ammasrataste vahele jääjad, kes unustanud väljapääsu. Kannatusest väljapääsemise. Ma võin ennast kukutada karmalõksu ja ulpida põrgulikus tules. Selle kõrvetavas leegis ennast küpsetada, ohvri või agressorina trallitada. Ent vaist ja just nimelt ärivaist kuuluvad väljavalitutele. Kasutan karmi sõna väljavalitud. Kas kellegi poolt välja valitud? Mis tähendab välja valitud? Iseenda poolt välja valitud. Ma olen valinud ennast välja põrgulikust tulest. Ma olen arvanud ennast välja kannatusleegist. Ja nomineerinud kannatlikkusse. Ärivaistu on vaja pikaajaliste plaanide tegemiseks. Tuleviku kasumi manifesteerimiseks. Võib-olla 5, 7, 10 aastat ehk isegi 25 aastat. Milline on kasumiprotsent? Millisele otsusele alla kirjutada ja kuidas edasi liikuda? Kui ma olen ennast valinud välja liivakasti mängudele omasest ohvri ja agressori vaevlemisest, siis olen ma liikunud lähemale vaistule.
intuitsioonile, tunnetusele. Iga samm edasi avab rohkem mu tunnetus laevast. Toob mind mõistusest südamele lähemale. Toob mind loogilisest mõtlemisest tundmisele. Tuulelipp ei pöördu, kui keegi ütleb talle, et ta peab pöörduma. Tuulelipp keerab ennast järgmisse suunda, kui tunneb tuule pöördumist. Ta toimib tunnetuspõhiselt. Vulkaani jalamile paigutatud sensorid ei aktiveeru, keegi ütleb neile, annab korraldust, mida teha. Sensor aktiveerub tunnetuspõhjal. Kui ta tunneb nihet, kui ta tunneb vibratsiooni, võnget, vaist toimib kooskõlas võnkega. Milline on tuleviku võnge? Missuguse võnke konkreetne valik, otsus mulle toob? Valiku võimalus, milline on võnge tema taga tuleviku plaanis? Pikas perspektiivis. Mismoodi võngub tulevik, kui ma tema valin? Elu liigub, toimib, eksisteerib tundepõhiselt. Elu juhtub. Elu ei teki ega tööta. Antud korraldused jätavad ta nõnda jahedaks, et isegi naerupurset ei järgne. Tai mõitseb, ta on stressivaba naudingus. Puu puhkab, ta on ärevusvaba, alistuv elule. Ta ei kakle. Ta ei kakle, kui peab Anni lahti laskma viliküpse, lubab ta lahkelt viljal oma teed minna. Ta ei nõua, et vili temaga jääks. Igaveseks talle truudust vannuks, lepingule alla kirjutaks, et eales teda ei hülga. Tal ei tule toosugust küsimust mõttessegi. Ta on elu jaatav ja seepärast lahke andma. Lubama elul ennast painutada ja eluvõnkest osa saama. On inimene vaid nõnda jäik, kes tuleb selle peale, et esitada elule nõudmisi, palveid. Elu täitnud palved hakkab kauplema. Kaupleb nii kaua, kui palve tagasi võetaks. Eest ära koristataks ja uuesti ta põrgu tulla lükataks.
On ta siis rahul? Võib-olla on ta rahul, et saab siis uuesti lamenti lööma hakata. Otsast peale juba tuttavat teed trampida. Olla oskuslik korduse läbija. Ta on nõudja. Kõval häälel teisi pidurdav ja nõuandja neile. Huvitav. Kuidas ei tule loodus selle peale, et end tunda eest ära käita? Vaistu läiutelda. Lill tõmbab kokku tormi eel. Pimeduse laskumisel. Paksu vihma saabumisel. Ainult selleks, et päikese uuel tulemisel ennast välja sirutada, sest üürike puhkus on läbi. Inimene ületab öö ja enne voodist välja saamis plaani, kuidas päeva jooksul tunde eest vehkata. Juba enne hommikukohvit end kokku tõmmata. Õlgu ülesse trügida ja kramplikult elust läbi trügida. Nõudeid esitades ja kohtusaalist kohtumist korraldades. Ta on päeva lõpuks rahul. Mitu lamenti maha löödud. Tõuseb põrgutuli kõrgemaks. Vaist kadunud proovib ta ärimaailmast läbi trügida. Loogilise mõtlemise põhjal. Eilset päeva statistikat kokku lüües ja möödunud sajandit arvesse võttes. Ta ei märka, et ajast on muutunud, energia pöördunud. Kaklus, võistlemine asendunud koostööga. Win-win, võit-võit süsteemile üle läinud. Ta on mõistuses kinni ja liiga loogiline, et kuulata südame rütmi. Vaistu. Ärile nõnda vajalikku elementi. Narran uskumus, et ärimaailmas intuitsiooni ehk vaistu ei kasutata. Et vaimsus on ärimaailmast kaarega mööda kõndinud. Jah, ainult nende äritegelaste juurest, kes ühe öö liblikatena tulid ja siis enne pildile jäämist kadusid. Või ehk on nad allmaailma tegelased, kes jõuga prostitutsiooni, sõltuvust
tarbijale vähem häirivad. Ehk on neilgi Exceli tabelid. Milline on 10 aasta plaan prostitutsiooni arendamiseks ja narkokaubanduse, relvade, müüginumbrite suurendamiseks, medikamentide laiemaks tootmiseks. Kuidas suurendada inimkaubanduse numbreid? Kust leida uut klienti, et rohkem prostituute tööle rakendada läbi inimkaubanduse. Salakaubanduse, varjatud tegevuse, kontrollitud tegevuse. Kontroll ja vaist on kaks äärmust. Seal, kus on kontroll, sinna vaist ei mahu ja seal, kus on vaist aktiveerunud, sealt kontrolli ei leia. Ja seal on ülevaade. Ülevaade ettevõttes toimuvast, olemasolevatest numbritest, visioonist, missioonist. Milline on ettevõtte missioon? Milline on hinge missioon? Kes on ettevõte? Võib-olla sa küsiksid või korrigeeriksid mind, et ettevõte on mis on ettevõte. Ent jällegi küsin mina, kes on ettevõte? Ettevõte on tema juht, mis laieneb tema töötajateks ja seeläbi tema klientideks. Ent eelkõige on ettevõtte peegeldus tema juhist. Ettevõtte toode, teenus on täpselt sama kvaliteetne kui tema juht. Peegeldades juhti läbi ja lõhki, tema mõtteid, tema avatud või kinnistunde maailma, tema valikuid. Kas ta kontrollib turgu või haldab turgu? Kas ta määrab turgu või surfab turul? Turulainetel, ärimaailma lainetel, ärimaailma vaibis. Milline on mõnge? Kui mul on leidnud julgust, olen ma lasknud lahti loogikast, mõistusest ja läinud kõndima südameteekonda, mida ma soovin maailmale pakkuda. Millises ettevõttes soovin ma töötada, millist teenust maailma laiendada. Ma tulen oma missiooni mäletamisele läbi oma teekonna, südame teekonna tunnete äratamisele. Tunne kätte saadud, avaneb vaist
intuitsioon. Ja ma saan enda hüvanguks, olgu peale enda tarbeks, vaistu abil teha pikaajalisi plaane. Ettevõtluses ei toimi ühe päeva kaupa tiksumine. Vaatame, kuidas läheb. Loodame, et läheb hästi. Kuhu me tahame hästi välja jõuda või kuhu see hästi tahab välja jõuda, mis on eesmärk? Mis on toode? Kuhu peaks toode välja jõudma? Milleks? Kellele? Mida muudab toode? Kas ta annab või võtab? Kas ta vähendab või laiendab? Mida ta laiendab? Haigusi, tervist, teadlikkust, puudulikkust, ärivaist, pihus, kirjutan alla sobivale tulevikuvõnkele. Seesmine kompass avatud ühenduses tulevikurütmiga, niinimetatud kõhutundes, annan allkirja, et minna pikaajalisse liikumisse. Jah, igal uuel päeval taas panustades, aga lasknud lahti. Vaatame, kuidas läheb. Ehk õnnestub. Loodame, et töötab. Ma usaldan oma ärivaistu, ma usaldan oma tunnet, intuitsiooni, et tegid õige valiku. Lojaalne iseendale, oma valikule, oma otsusele. Olen võtnud vastutuse, võtan edaspidigi vastutuse ja lähen plaani täitma. Huvitav. Kuidas ma saan seda plaani täita? Kas taas vaistu põhjal, intuitsiooni, selgas ratsutades või mis mõttega ma pean? Nüüd on vaja käik sisse lükata ja Ferrariliku kiirusega iseseisvasse mõtlemisse sõita. Vähekene teise nurga all, teises paigas. Kust tuli egoistlik mõtlemine, ühisväljale kuuluv mõtterägastikkus sorimine, loogika põhjal toimimine. Kui me jõuame teadusega sinnamaani, et aju lahti võtame ja oskame sealt välja lugeda, millisest paigast täpselt erineva võnkega mõtlemine sünnib. Kas mõte on iseseisev, individuaalne
hingele kuuluv, see, mis on saanud alguse südamepiirkonnast, mis allub südamele ehk mis allub vaistule, intuitsioonile, mis allub hingekorraldusele. Või on mõte tulnud sealt sogasest paigast, kus ulbivad ühisvälja mõtted üheskoos. Mõelnud kellegi teise mõtet, seda mõtet, mida ette anti, seda, mida ette söödeti, seda, mida kuuldi, manipulatsioonist, pealesurumisest, meediast, reklaamist, kommentaarist, pürisemisest. Ühest ajupaigast tulnud mõtted on pidurdavad, teised edasi viivad. Ühed jätkusuutlikud, teised elu kärpivad. Tulemus on märkimisväärselt erinev vastavalt sellele, millisest ajupaigast küll nõnda lähedal teineteisele võtta tuleb. Kui ma olen kirjutanud lepingule alla ärivaistu põhjal, siis nüüd saadan ma lepingu, otsuse, lepingu sisu sinna ajupiirkonda, kus toimib iseseisev mõtlemine. Mul ei ole seda vaja teada, mulle piisab sellest, et minu vaist on aktiivne ja sealt olen valmis minema koostöösse. Intellektiga, intelligentsusega, oma iseseisvusega materiaalsele maailmale kuuluva, iseseisva mõtlemisvõimega. Just too ongi intelligentsus, aga intelligentsus sünnib läbi intuitsiooni. Intuitsiooni avamise, avardumise, vaistu omaks võtmise. Inimene, kes pole vaimsust puudutanud ehk kes pole oma südant avanud ehk kellel on vaist intuitsioon lukus, ei tea materiaalsest maailmast veel mitte midagi. Ta on unistaja, kes on tõugata ja lükata ihade käskudel. Illusoorsel maailmal. Ta on illusoorse maailma ohver. Ta on keegi, keda fantaasia tõukab sinna, kuhu parajasti tahtmine küsib. Ent ei puudutada ei vaimsust ega materiaalsust. Raha võib ju tema kätte jõuda, käega katsutav rikkus, rahakotti puudutada, aga see on kui mürk. Kas kukub ta kui vesi sõelast läbi või toob probleemid, kannatuse, raskustunde läbipõlemise, küsimise, miks ma seda tegin. Ehk ennast kärpija.
piirav, vähendav. Puudusesse tõukav. Edukas on ärimees, kelle vaimumaailma ajupoolkera on aktiveerunud. Kes on valinud ennast ärivaistule ja kaasanud iseseisva mõtlemise, et vaistul põhinevat lepingut täita. Jah, ta hoiab ennast kursis, haldab turul toimuvat ehk ka toimivat, aga kuulab oma iseseisvat mõtlemist, taiplikkust, teadlikkust, kuidas ärivaistul põhinev projekt materialiseerida. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.